mikrofoni kontroll. Tere kõigile. Me korraldame siin väikest piketi komisjoni ametlikku koosolekut. Mida korraldatakse niimoodi, et seda tulla füüsiliselt korrale ja sellega tehakse koosolek väga raskesti kättesaadavaks näiteks Võru inimestele, Valga inimestele ja kõigile, kes on Tallinnas. Ja lisaks toimub koosolek loomulikult tööajal. See kaks selleks raskesti kättesaadavaks kõigile inimestele, kes käivad tööl. Ja kuna koosolekut ei või salvestada, selle võib teha pilti, siis ei saa koosolekust ka jäädvustusi pakkuda nendele, kes tahaksid pärast seda järele vaadata. Ja valimiskomisjon ise ei pakku selliseid jäädvustusi, kuigi ta salvestab koosolekut. Ja selline kombinatsioon teeb selle koosoleku praktiliselt salakoosolekuks. Ja selle tõttu mul on siin meelavalduse niisuguseks lipukirjaks 2 korda kirjutatud välja sala. Et esimene sala käib siis seal ukse juures oleva sildi, ülemise sildi juurde, kus on valimiskomisjon. Et see on siis valimise salakomisjon või midagi sellist. Jah, palun. Ma ka sellega sinna liikida ka pärast. Ühesõnaga jah, et salakomisjon, siis salavalimiskomisjon ja siis seal on teine silt on valimisteenistus, mis tegutseb samasuguse konspiratsiooni tingimustes, et siis see teine sala käib siis salateenistuse ette. Ja selline üldküsimus siis ütleme, et on see, et kuidas sellega ikkagi on, et kui meil valimisi korraldatakse niimoodi saladuskatte all, salakomisjoni ja salateenistuse poolt, et kas see on see, mida me demokraatlikus riigis tahame? Et salateenistused juhtisid valimiste korraldamist meil ühes teises riigis, mis oli siin mitukümmend aastat tagasi ja millest me saime õnneks lahti. Ja et sellised tendentsid siin meil on hakanud kuidagi idanema aastate jooksul Eesti valimiste korralduses, et see tekitab muret ja küsimuse, et kas meil on oht langeda tagasi sellesse aega, mis kunagi oli, millest me lahti saime, mis on siis totalitaristlik riik, kus valimised pole vabad, vaid neid siis suunatakse kuidagi taustalt niimoodi, et ei tea kuidas, salaja, salakomisjoni, salateenistuse, salapolitsei või millegi muu sarnasel. Ja see on nüüd siis koosoleku raamistuseks, et meil on siin kohal põhilised valimisvaatlejad, ka mõned poliitikud on tulnud kohale, suur tänu teile. Koosolekul me peame siis lühikõnesid, kui on midagi rääkida. Sellesama rumpori abil, mis on natukene ebamugav ja pole päris moodne, aga meie väikse piketi jaoks selline vahend tundus õige ja siis võime ka oma võetsi võstada, pidada plaane ja väiksemaid küsimusi selle kohta, et mis siin majas siis seda täpsustada. Koosolek peab toimuma siis rahumeelselt, et me siin ei kutsu üles vägivallale, küll aga võime anda hinnanguid nii valimisteenistuse kui ka valimiskomisjoni suhtes. Minu hinnang on see, et tegemist on siis konspiratiivsete salateenistuste või salakomisjonidega, mis ei ole kohased demokraatia jaoks, aga teistel võib-olla on teised jutud ja teised metafoorid ja teised küsimused. Ja ühesõnaga siis mina olen selle olen siis selle rahu rikkumise kuidagi siin lõpetama, et palun siis arvestage sellega, et kui te rahu rikute, siis tuleb tegemist minuga või politseiga ja mis siis veel, et ma loodan, et Riigikogu liikmetel on siin ka omalt poolt öelda, sest Riigikogu liikmed on teinud pöördumuse selles samas küsimuses, et valimiskomisjoni koosolekud, mis peaks olema avalikud, ei ole hästi kättesaadavad. Aga ma ei räägi kohe kõike juttu ära. Ma arvan, et sellest sissejuhatuseks on lihtsalt küllalt. Ja teeme väikse hingamispausi, et kes tahab pidada kõnet, et see võib siis pöörduda minu poole, et kui läheb väga keeruliseks kõnepidamise järjekord, siis võime ka kirja panna, aga võib-olla seda ei ole vaja. Ja kõigil, kes siis on huvitatud sinna valimiskomisjoni koosolekule, mis peaks olema avalik, aga millest ei ole salvestust ja järelvaatamist ja otsevaatamist, et sisse pääseda siis pärast kell 3 algab see koosolek siin samas majas, et on võimalik sinna minna kuulata, mida seal räägitakse ja seal peaks siis olema arutluse all seesama valimiskomisjoni töökord, mille alusel siis seda koosolekul ligipääsemist piiratakse ja mille arutelusse pole siis valimisvaatlejaid tahetud kaasata.
aga kõigil on võimalik siis sinna minna ja sinna siis niimoodi erakordselt meie kutse peale siis niimoodi sisse tungida, sest tavapäraselt sinna keegi ei satu peale, siis valimisvaatlejad, kes siis hoiavad igapäevaseid pilku seal valimiskomisjoni kodulehel, ega seal ei ole teada, et toimub koosolek. Ja seekord me siis märkasime, et tuleb koosolek ja tuleb meile oluline teema arutluse alla, kuhu meid ei ole kaasatud, 2 korda on keeldutud juba kaasamast põhimõtteliselt, et selle tõttu me siis arvasime, et me alustame seda koosolekut siin väikese piketiga, et hoiatuseks valimiskomisjonile ja valimisteenistusele. Aga aitäh esialgu ja palun andke siis märku, et kes soovib kõnet pidada ja ka lihtsalt rääkida, et läheme siit oma soodus edasi. Aitäh kõigile tulemast ja nii. Et palun, esimene kõnet. Ja aitäh Märdile selle korraldamise eest ja mul on hea meel, et tegelikult see toimub ju kodanikuaktivismina ja poliitikuna tulin lihtsalt toetama, olen Evelin Poolametsa, kuulun EKRE-sse ja olen ka Riigikogus väga tihti nendele probleemidele tähelepanu juhtinud, millest ka Märt Põder on väga palju rääkinud. Ja pean rääkima oma kogemuse siin majas olles, kui ma käisin põhiseaduskomisjoniga neid valimisvaatluse asju arutamas. Ja üks selline teema tekkis, et kuidas siis tagatakse see auditeerimine, pisteline kontroll, mis peab siis näitama, et e-valimised on turvalised, ühetaolised, et nad ei ole ka nagu rikutud. Ja minu küsimus oli valimisteenistuse juhile, et kuidas teil toimus siis see protseduur, kui te tegite pistelist kontrolli, et kas te saatsite vaatlejad välja või katsite osa ekraanist, et need tundlikud materjalid ja isikuandmed ei oleks nähtavad, siis mulle vastas Aivar Koitmäe nõunik, et ei mäleta. Et ta ei mäleta, kuidas see protseduur toimus, et sellest on juba tervelt 2 aastat möödus. Küsisin, et aga see on ju oluline protseduur, et teil peaks ju olema mingid reeglid, kuidas te suhtlete valimisvaatlejatega, kui on isikuandmete vaatamine pistelise kontrolli tegemisel. Ja ma ei saanudki vastust. Ja selline käitumine valimisteenistuse poolt, et mõjuda võimalikult ebaadekvaatsena, mõjuda võimalikult ebakompetentsena, siis minul jääb tõesti küsimused õhku, et kuidas selline käpardite punt üldse on usaldatud e-valimisi läbi viima. See on naeruväärne, mis seal toimub. Ja ma väga tõesti tunnustan Märti, et ta kodanikuna veab seda võitlust. Inimeste jaoks on need e-süsteemid tihtipeale liiga segased. Öeldakse, et elektroonika on ainult valdkonna inimestele, IT-meestele, toppige oma nina e-valimistesse, et nagunii mitte millestki aru ei saa, et usaldage. Aga valimised on demokraatia alus ja päris nii ka ei saa, et me peame pimedalt uskuma valimistulemustesse, ilma et me saaksime sealt veenduda, et valijad on tahtnud tegelikult seda oma häält anda sellele poliitilisele jõule või on need tõesti kuidagi, me teame nendest turgaautudest, et on need kuidagi sinna juurde pandud hiljem. Aga nüüd ma hea meelega annaks jälle sõna osalejatele üle, kes on soovida. Aga aitäh teile ja jõudu! Nii, aitäh! Meil oli esimene kõne, et kõigil on võimalik kõnest pidada, et siin on ka valimisvaatlejad kohal, kellega on võimalik kõigil tutvuda. Valimisvaatlejad on siis valimisvaatlejatel on selle majaga siis pikk ajalugu, et neid on siin lisatud välja kas ükshaaval või kolmhaaval lausa ükskord ja selles mõttes see maja on meile väga tuttav, teile võib-olla kõigile nii tuttav ei ole. Riigikohus on ka meie väljaviskamist siit tunnistanud siis seadusvastaseks, et valimiskomisjon, et kui ta siin
oma asju toimetab niimoodi salaja, siis ta ei ole sugugi mitte nüüd niisugune, et ei saa talle niisugust moraalset üleoleku nagu krediiti anda või eelist, et nad on seadusi rikkunud, Riigikohus on seda 7 korral tunnistanud eelmisel aastal juba, et neid kordi, kui nad on siin kahtlaselt teinud ja valimisvaatlejaid siin majast nagu eemal hoida, et neid kordasid on tunduvalt rohkem, aga Riigikohus on siis pidanud vajalikuks seda siis seaduse vastasust siis meie kaebuste peale tunnistada 7 korral. Et see on tegelikult päris palju ja kui mõelda, et see on niisugune auväärne maja siin ja paistab kena ja viimistatav välja, siis see, mis siin sees toimub samanduskatte all, et see sugugi nii kena sageli ei ole, et nagu ka Evelin Poolamets juhtis tähelepanu. Ja nüüd ma annan siis sõna Kalle Küütalile, kes on ka Riigikogu liige ja siin on kõnejärjekorras järgmine. Palun. Nii, ma tahaksin kõigepealt öelda seda, et tegelikult peaksid valimissüsteemi aluste põhjal ja tulenevalt ka põhiseadusest olema valimised ühetaolised. Aga nüüd värskelt muudetud valimissüsteem ütleb jälle seda, et elektroonilistel hääletusel on võimalik oma häält muuta. Kui küsime nüüd seda, et kas siis paberhääletusel on võimalik häält muuta, siis kindel vastus on ei. Järelikult ei pea olema mingisugune filosoof ega mingi muu teadlane, õigusteadlane, siis tegelikult need valimised ei ole ühetaolised. Paberhäälte puhul ei tohi oma häält muuta elektroonilisel hääletusel, aga tohib. Või on ta ühetaoline, ma ei tea, Märt, kas oskad öelda? Minu meelest ei ole. Aga see selleks. Olen samamoodi nagu Märtki pöördunud valimiskaebustega Riigikohtusse vähemalt 3-4 korral ja kusjuures alati olen ma saanud selle Riigikogu ukse lahti ja siis on õigusteadlased tulnud kokku ja öelnud, et valimiskaebus tuleb jätta rahuldamata. Küll on põhjuseks asjaolu, et täpselt ei sätesta seadus ära selle elektrooniliste valimiste osa, kuigi nüüd siin tehti ka muudatused, aga minu hinnangul ei ole need hääletussüsteem kontrollitud. Mina ei ole mingisugune IT-spetsialist ja seetõttu ma ei oska siin kaasa muidugi midagi rääkida, aga põhipunkt on ikkagi see, et põhiseaduse järgi ei ole, grammatilise tõlgendamise järgi ei ole valimised ühetaolised ja tegelikult oleks elektrooniline hääletamine lõpetada, sellepärast et põhiseadus sätestab tegelikult üheselt ühe ainsa kuupäeva, millal toimub hääletamine ja mingeid eelhääletusi ja pärast häälte ringi tõstmist ei ole õige ja õiguslikult kohane teostada. Aitäh! Ma ei ole IT-spetsialist, aga ma olen endale selgeks teinud selle ja minu käes on ka samas 2017. aastast Soome parlamendi justiitsministeeriumi juurde loodud töörühm, kes uuris e-valimiste võimalikkust Soome Vabariigis. Ja raport on konkreetselt, teeb täielikult maha, need on usaldusväärsed, need on mõjutatavad ja need ei ole kontrollitavad. Ja nii ta ongi. Minu jaoks on kui lihtinimesele ja tädimaalile näiteks seletada või onu Heinole isegi, mis on väga populaarne, ära seletada seda, siis me saame e-häältega oma hääli muuta. Ehk siis see uks on kogu aeg lahti. Ehk siis tule, muuda häält. Aga kes selle ukse lõpuks kinni paneb ja kes sealt viimasena välja tuleb, seda me ei tea. Ja selles ongi minu jaoks e-valimiste kõige suurem probleem iseenesest. Ja teine asi, mida me näeme siin, automaks kehtestati, öeldi, et teised Euroopa riigid kõik on seda teinud. Aga Eesti on erand, me peame automaksu tegema ja kõik edasi. Aga siin e-valimistega mitte üks Euroopa riik ei ole kaasatud, mitte ükski demokraatlik riik ei ole kaasatud. Kõik on, kes on analüüsinud seda, kas parlamendi tasemel või kõik on lihtsalt seda maha teinud, et see on ebaturvaline. Ja mida ma tahan veel öelda, on ka see, et
valimised peavad olema mitte ainult tunduma nagu ausad, aga ka välja paistma nagu ausad ja mitte, me nägime viimast küsitlust, kus peaaegu pooled Eesti elanikest ei usalda e-hääletamist, siis minu ettepanek on valimiskomisjonile, lõpetage palun ära e-valimised. Aitäh! Seni, kuni meil selgub, kas on järgmisi kõnepidajaid, et ma väikse vahepalana siis, et andke märku, kui te soovite kõnet pidada käega või silmadega või kuidagi muud moodi. Et Kalle küsimuse püstitusele hääletamise ühetaolisusest, kas e-hääletamine vastab siis koos paberhääletusega hääletamise ühetaolisuse põhimõttele. Et ühetaolisuse põhimõte on midagi niisugust väga abstraktset ja niimoodi abstraktsel tasemel on lihtne öelda, et nad on teistsugused. Et elektrooniline hääletus on arvutitega, hääletus on paberitega, nad on teistsugused, protseduur on teistsugune, korduv hääletamine on teistsugune, järelikult nad pole ühetaolised. Aga iseenesest see, mille poolest nad ühetaolised ei ole, et see hakkab selguma juba samm-sammult väiksematest detailidest. Et ühetaolisus kohta saab öelda, et nad pole ühetaolised, aga see on niisugune lõppjääldus, et kõigepealt seal tekivad probleemid vaadeldavusega, millega meie vaatlejad siis oleme rinda pistnud, et me soovime vaadelda ehk siis veenduda elektroonilise hääletuse läbiviimise ja siis tulemuse kindlaks tegemise sammude korrektsuses ja meid lihtsalt ei lasta seda teha ja üks asi on see, et meie oleme siis sellele tähelepanu juhtinud, aga ka siis nüüd eelmisel aastal käis siis Eestis Riigikogu aseesimehe Arvo Alleri kutsel siis ka Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni demokraatlike institutsioonide inimõiguste büroo siis niisugune ekspertmissioon, kes hindas õiguslikult e-hääletust. Ja nende raporti teine pool on väga kriitiline, mis on tegelikult jäänud natuke tähelepanuta ja seal öeldakse sõnaselgelt välja, et Eesti e-hääletuse vaatlemine ei ole mõistlikul viisil võimalik. Et visuaalsest vaatlusest arvutitega läbiviidavate valimiste puhul ei piisa ja sisulist vaatlemise võimalust ei ole. Ja kui me nüüd mõtleme, mida see tähendab sisuliselt, et see on päris niisugune tugev väide selle ODIHR-i, mis on siis selle pika nimega organisatsiooni lühend, nende poolt. Ja kui me nüüd mõtleme seda, et kui meil ei ole võimalik sõltumatult osapoolte valimiste tulemuse korrektsuses veenduda, et samme läbi teha, mis näitavad, et tulemus on korrektne ja et võitis see partei ja siis teiseks see partei ja kolmandaks see. Seda ei saagi teha, siis ongi olukord see, et valimisi viiakse läbi meie ees salaja, demokraatlik avalikkus ei saa veenduda valimiste korrektsuses, kuna siis valimisvaatlejad ei saa teha seda oma tööd ja öelda, et jah, tulemused on. Siis valijad näevad seda, et vaatlejad ei saanud oma demokraatlikku ülesannet täita ja sisuliselt meil kujunebki siis olukord selliseks, et valimisi viib läbi siis salakomisjon ja salateenistus. Et kasutangi juhust ja tervitan ka siis valimiskomisjoni liiget Olari Koplik, kes siseneb majja. Tere! Et loodetavasti kohtume varsti ja saame selgust, kas valimiskomisjon kavatseb olukorda kuidagi parandada, kuigi esialgu nagu selle kohta ühtegi märki ei ole. Ja võib-olla veel tulles tagasi selle saladuse juurde, et saladus ja salajasus valimiste puhul on vähemalt ühes asjas on väga oluline. Ja me kõik teame ilmselt, mis asjas see salajasus oluline on. Et see salajasus on oluline selles kohas, kus mina annan oma hääle ja ma tahan, et tervist valimiskomisjoni asendusliige Gert Uiboen saab. Et niimoodi sinna majja sisenetakse, tuleb oodata seal, vajutada nuppu, tavaliselt lastakse sisse, aga mõnikord visatakse pärast seda välja. Et siis, kui valimisvaatlejad näiteks soovivad jäädvustada koosolekul toimunud. Et see juhtus siin ka päris hiljuti. Aga loodetavasti Gert saab sisse ja saab valimiskomisjon koosolekut ette valmistama hakata.
Aga salajasusest tahtsin ma rääkida, et salajasus on oluline selle koha peal, kus mina annan oma hääle ja ma tahan, et keegi ei teaks, et kelle poolt mina oma hääle andsin, sest et kui minu naaber teab seda, minu ülemus teab seda, peaminister teab seda või salapolitsei teab seda, et siis mulle võib tekkida tunne, et ma ei tahagi päriselt niimoodi hääletada, nagu mu sõnastunnistus ütleb. Ja see on suur probleem demokraatia jaoks. Ja hääletamise salajasus on oluline väärtus just selle koha peal. Salajaseks peab jääma valija hääl. Valija antud hääl peab jääma ainult tema enda teada. Aga hääled alates kogumisest kuni siis nende kokkulugemiseni, et see protseduur, kokkukogumine, kokkulügemine, et see peab olema täiesti läbipaistev ja vaatlejad peavad saama veenduda iga tehtud sammu siis nii-öelda korrektsus. Ja kui vaatlejad seda veenduda ei saa, siis on tüüpiline eeldus vaatlejate käsiraamatute järgi, et valimised ei ole demokraatlikud. Kui vaatlejad ei saa veenduda, et tulemused tehti kindlasti korrektselt, siis tuleb eeldada, et tulemused on ebamäärased, ebakorrektsed, ei tea. Et kui me siin e-hääletuse puhul oleme mõtelnud võib-olla, et arvutitega on asi keeruline ja las olla, siis tüüpiline olukord, ütleme, pabervalimiste maailmas sellise las ollaga on see, kui valimisvaatlejad ei lasta sisse valimisjaoskonda, veenduma, et seal tehakse korrektselt. Ja kui nii juhtub paraku totalitaarsetes riikides, siis vaatlejad kirjutavad raportisse, et valimised ei olnud demokraatlikud. Et Eestis seda tavapäraselt millegipärast ei tehta, kuigi see oleks õige. Ja ei ole tõsi, et selle poleks üldse tehtud. Et sellesama Auditri vaatlejad siis ütlesid aastal 2007, et e-hääletus tuleks sellisel kujul, nagu ta praegu on, lõpetada turvaprobleemide tõttu, kui need pole võimalik lahendada. 2014 käis siin professor Haldermanni töörühm vaatlemas kohaliku omavalitsuse valimisi, kus anti sõnaselge soovitus, et tuleks e-hääletus sellisel kujul lõpetada 2014 siis 2013. aasta valimiste puhul. Ja nüüd meie Eesti vaatlejad aktiveerusid siis 2023 Riigikogu valimiste puhul, kus siis e-hääletajate väidetav arv esimest korda ületas siis 50% piiri, et 51% oli e-hääletajaid ametliku statistika järgi. Ja see tähendab, et kui varem räägiti elektroonilisest hääletamisest kui niisugusest nagu abihääletusest või niisugusest kõrvalkanalist, siis sellega sai elektrooniline hääletus põhihääletusviisiks, milleks ta ei ole kunagi plaanitud olnud. Ja selle tõttu siis kohalikud vaatlejad aktiveerusid, et veenduda, kuigi see oli juba ette teada nendest varasematest raportidest, et asjadega on probleemid, et veenduda ise koha peal oma silmaga näpuga järge ajades dokumentatsioonis, et kas on siis võimalik veenduda tulemuste korrektsuses. Ja meie üldine tähelepanek on, et ei, samamoodi nagu ütleb Audit 2025, oleme ka meie leidnud siis, et ei, ja me oleme teinud ettepanekuid, kuidas liikuda edasi ja need on väga detailsed, nendeni ma praegu ei lähe ja ma siis nii-öelda kokkuvõttes või inspireerides kahest viimasest kõnest siis pakkusin siis oma poolt niisugust meelelahutusprogrammi või ütleme sisulist argumentatsiooni siin, et viia meid nagu ühele leheküljele, et vaatlejaid ja siis kuulajaid ja Riigikogu liikmeid nendel teemadel. Aga ma pakuksin hea meelega siis võimalust veel kõnet pidada kellelegi. Ma võtaks remargida. Jah, ja siis kui meil on niisugune hingetõmbeaeg võib-olla veel, et siis võib seda kasutada selleks, et minna teha selle valimiskomisjoni ukse ees ka üks pilt, et ma arvan, et vaatlejad tahavad seal teha selle pildi, et oleks jäädvustatud selle meeleavalduse või piketi toimumine ja et siis kui vaja juba järgmine kord seda samma asja ette võtta, siis saab seda suuremalt ja laiemalt teha. Aga ma annan siis ruupoli üle jälle. Nii, ma tahtsin lisada, et tegelikult on e-valimised liberaalse diktatuuri tööriist otseselt. Me oleme kuulnud ja näinud võib-olla isegi mängufilmides või seriaalides, kuidas Venezuelas ja Kolumbias tehti valimisi. Ja see on just diktatuuri võimule aitamiseks. Ja lisaksin siia, venelastel oli kunagi Nõukogude Liidul või Venemaal oli kunagi kogu aeg oli väljend, kui tulid seal Putin tuli mingi uue asjaga välja, siis ta ütles, et maailmas analooge ei ole. No e-valimised on täpselt samamoodi Putini tööriist,
Putinile kindlasti see meeldiks, seal ei ole vaja isegi mitte midagi teha, lihtsalt piisab samasugust valimiskomisjonist, nagu meil on siin, ja e-valimised ja igavene võim on alati siis kindlustatud. Aitäh! Ma ütlen väga olulise asja, tähendab, et kui ma eelnevalt olen rääkinud ainult siin, ütleme, üldprintsiibist, aga siis ka üks eluline näide siia sisse. Kui nüüd seda valimisseadust muudeti, siis esitasin ka mina mõned muudatusettepanekud ja läksin need siis põhiseaduskomisjoni kaitsma. Minu kõrval istus siis selline mees nagu Arne Koitmäe ja tsiteerides siis Delfi artiklit, kus oli siis kirjas, et 80 elektrooniliselt hääletanute hääled tühistati, siis minu küsimus oli talle, kuidas te teate, et need inimesed hääletasid vales jaoskonnas, kui hääletamine on salajane. Arne Koitmäe mõtles natukene aega ja ütles siis väga ilusa lause. Mina seda ei mäleta. Kuigi Delfi tsiteeris just Arne Koitmäe ütlust. Tavaliselt peaksid inimesed ikka mäletama, aga ju siis saladus ja salajasus purunes sellel hetkel täielikult, vähemalt minu jaoks. Nii et ei igasugusele e-hääletusele. Kui valimised korraldavad salakomisjonid või salateenistused, nagu ma siis selle meelavalt valimisteenistused, siis salateenistused ja valimiskomisjoni salakomisjonid, siis sellised salakomisjonid ja salateenistused. Töötab. Tere! Mina olen vaatlejana siin viimased 3 aastat. Sinisilmne ma olin, ma arvasin, et Vabariigi Valimiskomisjon lahendab probleemi. Selle aja jooksul on olnud üle 100 erineva kaebuse ja võiksin öelda, et sisuliselt ei ole mitte ühelegi kaebusele sisuliselt lahendust. Viimasel ajal on näiteks ette tulnud selline asi nagu kultuuriga inimeste 700 000 euro varastamine läbi pettuste kaudu. Kui vaatame seda Vabariigi Valimiskomisjoni tegemist, siis nemad toetavad häälte kadumist pettuse kaudu. Sest vaatlejad on tahtnud näha neid probleeme. Vaatlejad on näidanud neid probleeme, kus pettus võib tekkida. Aga meil ei ole antud võimalust tõestada, et kas selle koha peal pettus tekkis või ei tekkinud. Meil on ette visatud seda, et me ei tohi avalikustada valimistulemust, kuigi lugemisel vaatlejana me näeme valimistulemust. Meil on ette öeldud seda, et Vabariigi Valimiskomisjoni näoilme, miimika ja kõne, need on olulisemad kui see, et me prooviksime aru saada, mida valimiskomisjon tehniliselt e-valimiste suunas otsuseid vastu võtab. Ja see on probleemiks. Probleemiks, et me ei saa vaadata, me ei saa aru, kuidas moodi süsteem toimib. Ma olen aru saanud, et Vabariigi Valimiskomisjonis ei ole digipädevad inimesed. Kõige pädevamaks võib pidada audiitorit, kes saab arvutis toimivatest asjadest küll aru, kuid tema seletusoskused ja põhjendusoskused jäävad spetsialisti tasemest väiksemaks. Ja tulemusena, kui tekib probleem, siis on need inimesed, kellel ei ole digipädevust, arutavad kõige kõrgema taseme krüpteerimise ja salastamise probleeme.
Ma eeldasin, et kui need probleemid tekivad, kutsutakse kokku mingisugune teadlaste kogu, mingisugune spetsialistide kogu, kes arutavad probleemi läbi ja leiavad sellele lahenduse. Viimastel kohaliku omavalitsuse valimistel tekkisid probleemid. Ja sellist kogu ja sellist arutelu, seda ei ole olnud. Okay. Väga raske on usaldada süsteemi, kes probleemi ei lahenda. Aitäh! See seondub netsiga. Kaks netsi videot üles. Sellest ajast, kui meil siin toimus. No hästi samaseks. Seal, mitte see, seal. Siin oli see koeravägi. Te olete ka praegu ei jaga sellest midagi. Sa ei saagi midagi seal muidugi teha, kui lihtsalt istuda. Ma proovin filmis. Nad ei luba filmis. Meie lapsed käivad õppima. Ma küsiks, et kui see nüüd oma film, et siis... Pean olema kummakarikana. See on mäng. See on veel raske. Seda iseenesest. Palju meid on kotikas, selles kotikas. See süsteem on üles ehitatud. See on üles ehitatud selleks, et see jääks toimima. Tegelikult Vabariigi valimiskomisjon kardab. Ta kardab kogu selle Eesti ausa ja demokraatliku pildi kokkukukkumist. Kujutage ette, kui jutumärkides just nimelt, see on nagu kokku kukkunud juba. Aga te kujutate ette, et kui näiteks praegu ütleks, kas praegune president või siis tulevane president ütleks, et jaa, et e-valimised on põhimõtteliselt üle 20 aasta meil võltsitud ja nad ei ole legitiimsed, siis kujutage ette kõik need riigikogud, need seadused, mis on vastu võetud, Eesti riigi maine, kõik kukuks kolapsina kokku. Ja süvariik ja need liberaalsed diktaatorid, nad ei lubaks elu sees siuksel asjal juhtuda, sest Eesti riigi maine kukuks kuskile, ma ei tea, mingi Aafrika riigi tasemele, täpselt, kus on Ebola viirus praegu või kogu demokraatlik vabariikiga, sest põhimõtteliselt vahet ei ole varsti. Ja kõik need valitsused ja kõik need seadused tuleks tühistada ja hakata kõigiga otsast peale, teha praktiliselt riigile restart. Et see on see, mille eest nad seisavad, veri ninast väljas ja sellist asja ei saa lihtsalt juhtuda, sellepärast et see oleks totaalne katastroof kogu Eesti mainele. Võtaksin sõna. Mina olen Sulev Svilpanis, ma olen pikaajaline valimisvaatleja, ma olen e-valimistega kursis juba sellest ajast saadik, kui neid hakati riigis üldse kavandama. Sellepärast, et tol ajal ma olin Metsaameti infopealik ja aeg-ajalt riik korraldas igal aastal neid riigi infoametnike teabepäevi ja esimesena siis tutvustati seda plaani, et hakata e-valimisi korraldama sellisel teabepäeval. Ja seda kõnet alustati suurepärase sõnavõtuga Valdo Prausti poolt, kes on teatud Küberneetika Instituudi kõrge spetsialist, kes alustas oma kõnet selliselt, et on olemas ületamatu vastuolu valimiste salajasuse ja hääletamise kontrollitavuse üle. Kordan, ületamatu vastuolu. Ja siis hakati seda, aga üteldi, et tegelikult meil on selle jaoks lahendus. Me defineerime ümber, mis on salajasus ja me defineerime ümber, mis on kontrollitavus.
ja nüüd ongi olukord selline, et ei ole, et see, mis on nagu loetakse salajasuseks, see on tegelikult tinglikult salajasus. Sest siin kontrollitavusest seda, kas vaadelda lastakse või lasta, sellest on siin juba räägitud, aga kontrollitavuse osas siin, või ütleks hääletamise salajasuse osas, mis on väga suur probleem, siin mõned räägivad, et on suur probleem see, et need e-hääled pärast valimisi kiiresti hävitatakse. Tegelikult me ei tea, kas need hävitatakse, sellepärast et need hääled hävitamisele tuuakse lahtiste CD või ütleme DVD-plaatide peal. Me ei tea, mitu koopiat on sellest plaadist on tehtud ja siis visatakse need plaadid, visatakse vaatajate ja kaamerate surinatel, visatakse paberihunti, aga me ei tea, mitu koopiat on riigil sellest, kuidas keegi hääletas, sellest andmebaasist on alles. Et see hääletamine, salajasus on täiesti tinglik, sellepärast me teame, et tulevad kvantarvutid, mille jaoks see turva ei ole mitte midagi. Ja nüüd kujutame ette, et on olemas riigil niisugune super andmebaas, kus on aastate lõikes kirjas, kuidas keegi mingitel valimistel on hääletanud. Me võime tinglikult öelda, et see on võib-olla mingi krüptoga kaetud ja see hoitud kinni, aga me ei tea seda, kas see krüpto on turvaline või mitte. Me teame, et ID-kaardi turvalisus osutus mingiks müüdiks, mille tõttu mingil ajal tuli neid kaarte massiliselt välja vahetada, sellepärast et see kaarditootja oli kuidagi läinud ümber nurga ja teinud sinna kiibi peale kirjutanud neid võtmeid sinna kiibi peale, mitte genereerinud neid nii nagu peab. Et selles mõttes on see turvalisus ikkagi vägagi tõsine probleem. Kahjuks Vabariigi Valimiskomisjon ei taha selliseid probleeme lahendada ega ette võtta ega isegi mitte tunnistada. Et kõik see komisjon, kes seal koos käib, tegelikult nad ei ole üldse digipädevad, nad ei tea ise ka, mis asja nad otsustavad, mis on nende probleemid. Ma ei hakka siin kõiki neid e-valimiste turvaprobleeme lahkama, et see võtaks tunde, et neid ükshaaval siin hakata nagu läbi rääkima, aga need probleemid on tõesti tõsised. E-valimisi ei tohiks, demokraatlikus ühiskonnas ei tohiks teha. Et siin nõutakse ja saada